Pilvega ongi ilusam. Okei, jätame meelde, jätame niimoodi. Ütleme siis pilvedele, et olge palun päikese ees ja saame korraliku laivi. Ja siin nüüd poisid vaikselt liiguvad keskringi poole. Ja koosseis tundub siis selline meil täna. Meil siin vasakul äärel siis. No nii, kui palju sa rääkida jõudsite? Mõtlesime koosseisu siin vaikselt ära. Jah. Tere kaunist laupäeva õhtupoolikut ka minu poolt, mina olen Gert nagu. Ja siin on veel, ma ei kas ennast tutvustast? Ei tutvustanud. Siin mu paremal käel on Silver Kutman, kes tegelikult peaks olema kapteni rollis, aga väike apsakas jalaga tegi oma töö. Ja vasakul on mul legendaarne Robin Puussepp, kes on täna puhkerežiimil. Ja esimene hea võimalus ja võta löögile. Nii, mäng siis Daniel Wulfs versus Aruküla. Proovime siis ka meie fännidele pillist tuua selle kohale ja Rannar võeti maha seal tuimalt. Ära vasta seda minu. Nii, kaardistuslöök kohe mängu alguses siis meie kasuks. Palli taha läheb Kristen või Daniel. Daniel läheb ja Rannar tegi väga ilusa nõksu sinna paremale ja teenis väga välja, et väga lähedale pinnukastile seal. Kas pinnukastis olla? Mängu algust rääkisime, et siin Daniel tuleb ja karistuslöögist 45 meetri pealt lööb risti kohe. Nüüd vist paneb juba sealt kasti joone pealt. Kas teeb Kruglovi või? Kui te teate, siis aastaid tagasi Kruglov pani poole platsi pealt liiku otse risti. No nii, ja vaata, mis tuleb. Ja see pall läks küll Aruküla poole minema. Ja tauti ei läinud. Jah. Liiga lähedal oli väraval. Täna oleme siis siin natukene kaamera koha pealt teise koha peal, et saadeti meid sealt katuselt minema ja teise katuse peale. Proovime siit parima anda endast ja vaatame, mis tuleb siit. Vastased mängivad täna siis meil Vestires, kuna ma vaatasin, et nende ainus vorm on sinine, nagu meil. Küll aga meil on kaks vormi ja keegi küsin, et kas võiks vahetada ja meil oli ka niisugune jutt, et Rabu lööb juba siis värava, kui tal on sinine särk seljas. Loodame, et siit tuleb ka siis täna kõik löömata jäänud Sokkeri vastu mängu pallid, mis seal oli neid 6-7 tükki. Ja siis pärast Rahnel oligi pärast mängu, et kurat, et mängime ikka sinise särgiga, et siis ta lööb ka. Täna on vigade parandus tal. Jah, vigade parandus. Kas see pingi rääkis teile ette, mis meil on? Ei rääkinud. Võtame pingiga ette, suuliselt niimoodi. Pingil on meil siis seal platsi peal on meil Kristjan Tšinakov ja siis täna on tema vend Morten on pingi peal. Sealt edasi Heiki, Heinri, Robert, Mihkel, härra Tukk, Aunap ja Mattias, üks kivistotest siis. Kirjutamata reegel, et üks vendadest peab mängima, et siis kivistote ja Tšinakovite puhul. Nii, Marvin läheb hästi murrame läbi siit. Rabule. Wulfs on siit sihukest survet hakanud tegema kohe alguses peale, mis on nagu meile sobib väga hästi. Neil, kas te Ja hoiab veidi kätega seal tegelikult. Ja annab kohe kollasele. Kohe kaardiga ära siit Neilile. Ja saab kollase kätte, jah. Tegelikult selline veidi loll viga osalt öeldes, et tegelikult tal oli mees julgestamas ka veel seal eespool. Aga loosimäng on ka muidugi meil olemas täna. Küll, aga täna loosimänguks ei ole legendaarset võtmehoidjat. Loosiks on meil siis plokk Oshee jooki, seal on 6 pudelit. Ja ei mitte midagi keerulist. Enne poole lõppu võib olema kirjutatud siia kommentaaridesse, et mis seisuga tänane mäng lõpeb. Kes kõige täpsemalt vastab, saab plokki endale ja saab minu käest kätte. Loodetavasti ei unusta maha, nagu ma siin eelmise mängu võiti auhinna unustasin maha, kes tuli täna kohale.
vaatasid pika palli audist ja Margo või, Margo võtab endale selle palli. Ja pikk pall kiirelt ette. ja Rabule. Rabu võtab puutuma. Ja Kristjan võidab tagasi hästi ja Paane hästi. Ja veapoiss Paane vastu, oi. Nüüd on, ütleme nii, et olukord on topelt hullem, et Paane kaasaga on jälgimas mängu, et see vend, kes Paanel vea tegi, et hoiatan ette. Peale mängu saad. Peale mängu saab. Noh, et Paane vastu üldse, et julged teha, et seal peab ikka mune olema selle jaoks. Iga vend niimoodi ikka ei lähe, kui meil trennis on ka. Tead, et Paane tuleb, siis põhimõtteliselt lähme riiesruumi kohe ära ja ongi kõik. Ja Marvinil veits nõrrakeseks jäi see Rabu vahelt. Oi, ja kui ohtlikult siit nüüd tegelikult. Ja hästi Paane. Mängi, hästi Paane. Otsiti viga seal. No mis toimub seal? Jah. Ja siis Paane arvas, et Rabu võtab selle palli kohe kaasa. Rabu jäi võib-olla söötu otsima. Oi, kuhu ma küll täitsa filmin. Sulu seis. See oli puhas sul. Aga pall on meie oma. Ma loodan, et see tuusi nüüd ei sega seda heli asja, et eks see vahepeal on päris tuuline. Saame vast hakkama. Mul helitehnik praegu kontrollib asja üle ja vaatab, et mis värk on. Väga okei tuli. Kiidusõnad, nii Kivisto. Kas te teate, kumb Kivisto noorem, kumb vanem on? Kas Karl on? Noorem on Mattias. Ahah, peab ütlema vanem Kivisto. Nii ja väga head jalad runnerid. Ja hoiab hästi palli kehaga. Korraks kaotas palli, aga kas võitud tagasi selle? Kas äkki oskate öelda, mis eelmised seisud Arukülal on? Mis mänguseisud neil jäid? Õhtul on üks võit, üks kaotus. Üks võit, üks kaotus, ahah. Pirajat võitsid. Ja Poseidoniga vist olid mängid. Ja midagi sukest oli. Meil on siis 2 võitu Sokkeri ja Rumooli vastu. Proovime siit oma võidujada jätkata ja eks ole näha, mis me siit näha saame. Ilmselt mõni Paadon fänn küsib, et oot, mis, vaatame selle olukorra lõpuni. Ja Heiki hästi. Küsib, et miks kurat Romi siin on, et miks ta platsil ei ole, et Romi andis vanema generatsiooni mehele ka võimaluse ja Romil on homme kolmandas liigas mängib äksi eest, meil läheb sinna appi ja puhkab veidi. Täna puhkab, homme teeb tööd. Jah. Oligi, vaatasin, graafikus oli pandud, et Romi tööl ja pole meid jah. Et jah, nagu öeldes, täna tööpäeva eelmine õhtu võetakse kõik palgad jõuaks ära ja nii kui nurga lööksid. Kristjanilt väga hea surve, et see nurgalöök välja teenida. Vaatame, kas meie nüüd proovitud nurgalöögid, mis me siin trennis tegime, et kas tulevad. Kas Kristjan läheb andma seda? Kristjan läheb andma. Kristjan läheb andma, jah. Kus on käsi? Ja vaadake Daanerit, kas Daanel läheb sealt nüüd? Ei lähe, okei. Siuksed plaanid on välja mõeldud. Okei. Ja ma ennem kuulsin natukene, mis seal oli. Ja Rabu. Ja hästi, rahulikult. Ei, mis puude Karli poolt. Selline veidi lohakas. Ja hästi, Margo. Margo tuleb väga hästi vastused. Ja see, et Aruküla mehed kohe karjusid viga. Tõuseb. Truumi nii palju. Ja Marvin Kristjanile ja ei saanud. Ja pall läheb naabri hoovi kanalasse, aga ei. Artjom püüab see laps. Siis. Pall rannarile. Ei suuda palju mängus hoida, läheb ära või löögiks. Ilm on ilus, natuke on ka publikut täna tulnud. Täna võib juba selle nädala algust võib olla publikut, küll aga 100 piires, meil seda ilmselt siin ei ületa. On tunne, et rohkest on tulnud Aruküla fänne siia. Wismari staadioni siis omanike eestvedajana meid jälgimas. Fotorahv on meil kohal tulnud, legendaarne Robin Roots, Õhtuleht. Vahepeal, kui ilmselt on uusi vaateid tulnud, et on ka loosimäng, kirjutage kommentaaridesse, et mis seisuga täna mäng jääb. Poolajani on aega
kirjutada ja auhinnaks on kast Oshee jooki, oranži siis. Vasakul äärel oli. Oi, kui hea pall Paanet nüüd. Ja väga hästi läheb löögile. Ja kus mees ja nurgalöök sealt. Steven proovis siis kaugemalt kohe. Eelmine mäng vist sai nagu öeldud ka, et löögi võimalusi oli palju, keegi ei löönud ja trennis ka, et kas antakse söötu löögi ajal ja söödu ajal lüüakse. Steven äkki siis võttis kuula, noor poiss ka ja. Paanet selline väga ootamatu pall tegelikult sinna. Kuidagi vasaku alaga keerutas seal kaitsevahet läbi ja löök oli ka täitsa viisakas. Vaatame, mis meil siit on siis. Panen siin kaamera paika. Mängivad lühidalt Marvin, Kristen, lühike pall ja värava ei oma. Juba õnnestunud tõesti. Ja tuleb pikk pall siit. See on kindlasti nüüd Karli oma, rahulikult jah. See käega võtab. Tatt on suurelt juve. Rannar võiks äärel. Mõniga võib küsida, et kus Meelis on täna, et ta ju muidu siin kaaskommentaator olnud. Meelisele andsin komandeeringu päeva, et võta rahulikult. Puhka. Läks oma perele külla ja ei ole midagi, Paanet vasakuga. Ja kohe kasutasin nii-öelda võimalust ära, et võtan siin pingimehed endale siia. Võiks tõelt täna isegi öelda niimoodi, et mis hea välja oli, et paneme, kui platsil on meil kapten olemas, siis meil on ka siin stuudios on meil olemas ka kapten, et Gutman võib olla täna meil siin kapten. Väga hea. Lohutusauhind. Ja no Romi on siis meil see väravat siin ja mina olen ründajaks, siis mina liigutan seda kaamerat siin, üritan zoomida. Siit Grandile ka, et kurat ühe jubina ma unustasin ju küsida, et selle jubina, mille ma saan zoomida kaika küljest, aga saame siit kaamera pealt ka hakkama, et edaspidi palun täitke minu Raider ilusti ära, et väike eksimus seal. Oi, Eiki läheb seal. Väga entusiastlikult, kuidagi ohtlikult tegelikult, aga Neil võidab palli tagasi ja hoiame nüüd. Kus mehed on? Ja kas meil on seal, Neil on pikali seal, aga Neil nüüd jättis oma koha seal vabaks. Margo! Rahu! Kirustame siin kaitses, nagu paanika tuleks korraks peale siit. Kui nüüd viga ei tee seal. Ja veapoiss Kristjani vastu. Kristjan targalt kasutab seda võimalust ära, nägi kontakt oli ja... Oli ka tunne, et enne juba puureta juba. See väike barcelonalik käitumine ole. Taktikaline. Ega meil siin loll ja paissa ei ole, kõik on keeldis. Tuul on. Kas praegu võiks olla meie kasuks platsi peal või kahjuks? Tegelikult ta ei ole vist kumbagi jaust öeldes, seda tuleb meil külje pealt siit. Liismäede haigla poolt siis. Hullud tuuled. Käkk. No nii, asjad lendavad meil siin. Ei lähe kuskile. Ja tuleb sealt järgmine nurgalöök. Paneme siit kaamera ka veits paika. Kolmas nurgalöök kuulsime, Kolmas. Äkki nüüd õnnestub esimene. Kui tegelikult tavalist mänge vaadata, siis meil nurgalööke pole palju. Eelmised mängud, Küll aga eelmine aasta meil nurgalööki kõrvalt vist tuli ikka mõned värad ära. Jah, oli. Daniel ja Eiki ja napikaid. Kui tegelikult selles mõttes võtta, me oleme jõuliselt päris hea tiim, et meil on kõrgus ka seal ja kastis agressiivsust, et sealt võib väravaid tulla küll. Ja rahu. Margule pall tagasi, võtab aega. Marvin on juba hästi. Ja ilusti, ei saa. Ja Neil veidi magas seal. Ja ei tea! Ja siit teine kollane Neilile.
see on nüüd väga kahtlane selline tegelikult. Mõttetu viga, 2 Täiesti, jah. Täiesti mõttetu. Neil. Siin pole palju öelda ka nagu. 4 kaitseks võib tegelikult siin öelda, et väga kerge kontakt oli, aga samas ka väga loll viga. Neil ise täiesti magas maha selle olukorra ja siis üritas midagi päästa. Jah, oli tõesti. Ei ole kedagi tal süüdistada, kui äkki... Mees actionis ka siin praegu veidi kurb ka kindlasti. Karistuslöök, mis siit nüüd juhtub ja Margo võtab. Mängime lühidalt ja nüüd 10 mehega, mis me siis teeme siin? Et kas me liigutame kellegi kaitsest alla või siis teeme vahetuse üldse siin? Jah, mis seda ütlesin. Täbar olukord siit muidugi. Väga õnnetu. Nii. Margo juba pea palli siia äärele. Ei jõua. Riietusruumi liigub Neil vaikselt sealt. Kaua ta siin mängida sai meil? Maksimum 10 minutit vist. No peaaegu 15 on mängitud. Kahju. Pile oli juba kohtunikul suus ja ei anna, aga mängime edasi ja vist on see kasulik meile. Oi, mis sealt tuli. Ja nüüd halb sööt sinna Kristenile, aga see kannapööre, mis ta seal tegi, oli päris ilus. Vaatame, mis siit siis. Steven. Suht puntras seal on neid 2 Vulsi meest tegelikult ja saavadki palli tagasi. Ja ju Rabu juba ümber ei jookse sealt. Rahu Heiki. Nii kiire kuskile. Praegu on siuke luus nagu kadunud koonda, noh. Ma oska seletada, paanika olukord, teate, mis teha. Siin tegelikult. No ja mis suhtub nüüd? Karl hästi ees. Kas Paane meil keskkaitsesse praegu liikud mingiks ajaks? Paane liikus keskkaitsesse. Paane keskkaitse ja Heiki äärde, jah. Et kas ta jääb nüüd terveks mänguks siis keskkaitseks? No eks ole näha. Seda on huvitav vaadata tegelikult siit. 4-4-1 mängida, kes muud võimalust nagu väga ei ole. Ründajat ei saa ka ära tuua. Sai muidugi. Stevenine korralik tööpäev. Steven on väravaht tegelikult, et Parvinile ja Kristenile tuleb korralik tööpäev, tuleb seal keskväljal. Aga noh, mängime nii, kuidas saame ja eks ole näha, mis saab. Paane hästi seal. Ja nüüd jääb jälle ootama natuke palliga. Eks tal ka Paane viis närv sees, kaasa vaatab praegu mängu ja... Kodus saab tappa pärast. Peab keskkaitses ka mängima. Ja Paane lööb küll palli eemal, aga lööb selle jõle kasti lähedale. Veidi õhutu on see pall sinna kaugemale. Rahulikult. Siin oli väga õige kuulatud. Nii Margot kui Karl. Karl ütles õige asja. Ei, kõik on õige. Margot ei kuulnud, mis Karl ütles. Ja peab rahulikumalt natuke, praegu paanika olukord kõigi sees. Võiks olla nagu saali, mitte rahvaliga, vaid kõrgemale, et saab time-out'i võtta. Rahulikult, hoiame. Väravat on. Ma arvan, et see pikk ja tuleb pikk. Stevenile tuleb väga korralik tööpäev siit. Ja poolikutele ka loomulikult. Eks kõigile tuleb. Ja Heiki mõtleb ikka ainult palli puhastamise peale. No, kas ta läheb sealt ära pigem? Ja nüüd kas saame minna või? Ja kas saame minna? Ei saa. Pikaks seega, hea sööt. Pane keha peale, hästi Heiki. Kui need viga sealt ei tee. Rabu saab palli. No nii.
okei. Kuidas agressiivsed on? On küll agressiivsed, jah. Tulevad jõuga sisse, aga viga ei anta. Vabule on viga vist tehtud. Sai munadesse, et hüppab kambude Kupsu. peale. Väravat teeb patsu ja chill, mängime edasi. Tegelikult ta sai vist korkidega korra varbasse ja siis sai vist munadesse ka midagi. Ja seal on vist näha Artjomi seletamas veidi. Teeb oma treeneri tööd. Mängu seisak, mis see rabul on, paelad lahti vist. Nii palju siis meie ausa mänguskoorist. Selle punasega oleks see vist praegu päris korralikult olla. No mäng alles algas ka, et jah, seda küll. ei tea ju, mis siin vastu on. Ja keegi ju ei ütle, et ka ju Aruküla võib saada siin punase või mis iganes, et või meie veel ühe saada, et kunagi ei tea. Siin on kõik võimalik, jah. Äkki niisugune punane kaart paneb ka Arukülandis rohkem riskima, mida meie saaksime ära kasutada. Et kunagi ei tea. Brasiil oli ka kunagi maailmameister või mis nad olid ja ikka siis Saksamaalt mingi 8-1. 7-1, 8-1, seal vist väga enam vahet ei olnud. Ma ikka filmi vahel täitsa mööda. Marvin võidab hästi palli kannaga ja Daniel eksib, sellist asja ei näe tihti tegelikult. Ei näe. Vastu keegi äkki. Võtab oma mängija seljasse põrke, Panenik kas kiirustab või ootab hästi. Rahulikult, hoike. Ohohoo. Tõenäoliselt paanik ett nagu ja Kristel läheb nüüd hästi siit. Oi ja mis pall! Välisküljega ja noh! Ja väga hästi ütles Rabu ette siit. Hästi. Kristenit super pall ja saime kiirelt rünnakule. Välisküljega vist või varbagi isegi pani see Kristen selle palli sinna teile. Nojah, üritas ju kaptenit meil siin teha. Kristen enne mängu ütles ka, et ta üritab siis muu sõõdud üle võtta ja täna ise neid natukene teha ja tuleb välja, et teebki. Ja ta teebki. Ei ole hullu. Mind ei ole vajagi. Ma arvan, et ma tulen siia kaamera kõrval ära ja mine kuskile rahvaliigasse. Ja tuleb madal pall selline. Pall on läinud ka. Ei ole. Tuul päästis. Jah, tuul päästis. Nurjalõtliga on päris kehva. No ma ei tea. Ikka läks aega selle lipuga. Jah. Aga nagu öeldakse, kui lippu ei lehvita, siis lennuk ei maandu. Varras ei tõusnud piisavalt kiirelt. Seisan siis 0-0, mis mõned küsivad ja oleme ühega vähemuses. Neil sai siin 2 kollast vahepeal. Küll kahjuks mina neid olukorda siin näinud, esimest nägin, aga teine ma ei... Ta täitsa magas maha oma mehe ja siis üks tuli järgi. Mõlemad päris lollid pead ja nüüd Aruküla tuleb siit rünnakule, saab Eikist läbi ja saavad ikka hästi ees ja Paane puhastab. Hoia lihtsalt palju. Ai. Tule tõuse, Karl. Ja Karl hästi. See seletamine toob tal hästi välja. Kristjani mees siin tegelikult. Aga poolikus jääb meil tühjaks niimoodi. Ai, ääre poole kui jõuab veel. Keskel on, Eku on. Hästi võidame selle põlli tagasi. Hästi Paane. Ma vaatan, et Paane see õige koht on vist keskkaitse. Ei ole. Tundub praegu selle viimase 5-10 minuti tagant, et päris hästi siin vahele saanud. Eks ta pingutab ka. Jah. Pean ütlema ausalt, mul on täna hommikust saadik siuke närv sees olnud tänase mängu sees. Tahaks ju võita ja ei tea ja vaata, mis saab ja nii edasi. Ja nüüd tuli punane kaart. Jah. Ajab pingid püsti. Ärevus on sees. Ja no nüüd võit oleks eriti mõdus. 10 mehega veel Aruküla alistada. Räägitakse siin enne liiga algust öeldi, et Aruküla on ju suhteliselt tugev sats, et tead, et isegi võiks neil liiga ära võtta täiesti. Eks ole näha. Ja Pete. Ja hästi. Tõuse järgi, Rannar. See ei jõua. Ei
ei jõua jah. Tegelikult rabusat väga hea survega, surus pika palli välja, kõik hoiavad palli. Raske ka siin 10 mehega juba. Kuigi mängitud on alles 20 minutit vist. See videotehnik võiks vaadata vahepeal, et mis seal laivis räägitakse. Ma eeldan, et see on mina. No, litsenseeritud video- ja helitehnikat. Seal on vist ainult Martini kommentaarid siiamaani. Ma ei tea, kas sealt näeb ära, seal just asju vajutada. Ma ei tea. Kuidas ma vaatan, mis Telefon. kommenteeritud? Aha. Aga kui ei ole midagi, siis ei ole midagi. Palju näitab vaatajaid üldse? 21 vaatajat siin, tere kõigile! Soliidne. Soliidne, jah. Et meil siin tegelikult Rainis kirjutas penalti koht. Ma ei tea küll, mis ta mõtles. Võib-olla seda algust. Võib-olla tõesti, jah. Et pärast saab järgi vaadata, meil siin uhke tehnika. Mis skoor on pakutud? Rainis pakkus 2-2. Markus Isak pakkus 5-0 meile 10 mehega. Meie toetaja väga head pakkumine. Ja siis Karola Stelzer-Peterson kiitis meid. Tegi aplausi meile. Täname. Thank you. Rainis veel pakkus, et külalised saavad ka punased. Aha. Äkki läheb loosi. Jah. Mäletan seda punase asja mädamängust, et meile teised on nägemata see punane. Jah, häbiväärne hetk. Fännid tuli ütlema, et kuule, et mehed mängivad vähemuses, aga ei mängi, pole punast saanud. Minu said ikka küll, me ei näinud lihtsalt millegi pärast. Luban, et täna oleme professionaalsed. Proovime olla, jah. Selle näha. Täna on Viksa viisakas. Ei ole kergelt kukuvad ja läheb närvi ka veel seal. Kaardi koht. Opa, ja äkki tuleb punane siin lõpuks. Võiks tulla. Muidugi seda tore või? Ma ei ütle, et see on tore. Meie kasuks üle parem oleks, aga mängime ikkagi aususe peale. Mängime loomulikult aususe peale, aga kui vastased teevad vea sellised, et... See on tegelikult viga, et seal lihtsalt sõnad ja asjad. Nendega tasub ettevaatlik olla, ma tean nüüd seda juba. Aga see tähendab, et uute reeglite järgi neil peab 10 eurot trahvi maksma. Ei, see oli vist ainult seletamise eest. Ja, et meil on niisugune reegel, et kui saad kohtunikuga siis vailemise möllisemise eest kollase, on 5 euri trahvi, kui saad punase, on 10 euri. Ja siin mõnel on juba viiekas soolas. Jah, häbiväärne. Ja Kristel läheb hästi, ja Anna. Ja nii. Ai. Stevenile läks liiga kiireks või Stevenile liiga aegseks, aga Rannar... Ja no, võta ette. Ja võta ette, tee üksi. Võta ette, palun. Ja hästi, ai. No, võidame seal. Mis see oli? Kristjanile vilistati viga, et ma ei tea. Lendas võib-olla kohtuniku arvates liiga julmalt sisse. Oleme töölt praegu päris ära langenud töölt, võiks ju kõrgemalt poolt survet teha, et Aruvila ju kaotas seal pallimängu alguses kõvasti tänu sellele. Kuna meid tegelikult praegu on 10, siis võiks... 10 kesi survet teha on päris küll. Jah, et teine pooled ka veel tulemas siin. Noh, ma ütlen, mis mina see jalgpalliinimene, ma ei tea mitte midagi. Aga kõik õpime? Muidugi, selles mul oletegi teie siin. Chelsea ja ma ei tea, Real Madridi fännid, et te teate rohkem. Me mõistame. Meil siin Rammo Rainis kirjutas, et kui punane tuleb, siis on pool kasti Ošeed või? Kas see on diil või? Kommenteerid Kert nagu? Ei, ma ei kommenteeri selle kohta midagi. Mina võin selle diili teha, kui Rainis kirjutab sinna, et Chelsea on parem kui Manchester. Pinged üles, nüüd on pinged üleval. Nüüd on küll. Kurat. Oi, ja hästi Marin võidab selle. Ja tagasi. Ja nüüd jälle meie võimalus. Rahustab korraks. Ja pööre. Hästi. Väga hästi mängitud. Ohohoh, okei. Sellised meie võimalused ongi. Lihtsad. Kiired kontrarünnak. Korteri või? Korteri rinnak. Ei ole nii lihtne see kommentaatori töö pealt mängu rääkima ka samal ajal. Muidugi kes mängu vaatavad, võiksid kommenteerida, et kas üldse mul kaaskomentaatorid on kuulata hästi või halvasti. Et kuidas sellega nüüd?
me ju siin heli ei kuule. Jama oleks, kui 90 minutit räägitsime ja siis lõpuks ei ole kuulda. Kes peal ei ole midagi. Vaatasin, kui Aruküla tuli kohale, et väravat võttis seal või riides selga, et vaatasin väravahti neil. Et täiega siuke, kui te mäletate Mulgi meeskonda, täpselt samasugune vorm nagu Mulgi meeskonna väravahil. On tõesti, jah. Et kas ta juba isegi... Ma üldse mõtlesin, kas Mulgi mees on üle tulnud teisi satsi, aga ma ei usu, et... Jah. Äkki on õhekandi poisid. Jakob Tomson ütles, et 1-1 jääb mäng. Ahah, Tomson. Rainis Ramo ütles, et Chelsea on parem kui Manchester City. Oi! Ja siit tuleb. Aga see ei lugenud. Ja väited erinevad meeskonnad. Selle eest annad sa pool meile. Jah, just. Nii, ja Daniel. Üksi Daniel. Ja. Hästi. Tõuse! Oi. See karni põletab. Ma ei tea. Ei oska öelda. Asjad hakkavad lendama vaikselt juba. Mis sul sees on? Rainis ütles, et Silvertit on suhteliselt halvasti kuulda, häbelik. Ta on nii kaugel, ta räägib nii vaikselt. Nagu vaata, väike inimene räägib vaikselt. Ega need, mis on need, Chelsea fännid ongi, vaiksed inimesed. Nagu Manu fännid. Neil ei ole väga midagi olnud, mille üle rõõmustada. Pole väga midagi paar aastat siin juhtunud, et... Ei tea, kas enam juhtubki kunagi? Ei tea, siin Timo Werner tuleb ja äkki teeb ja... Äkki räägime sellest Tallinna Mulsist ka nüüd. Kes see Timo Werner on? Ta on... Ma ausalt ei tea. Räägime sellest Tallinna Mulsist. Okei. No võite öelda, kus kohas see Werner mängib või mängib? Ma ütlen sulle selle klubi nimest, sa ei tea, kas see jalgpalliklubi. Kas ta mängib põrkpalli? Ei, tean küll, Leipzig. Red Bull. Olen kuulnud. See ei ole Red Bull. Leipzig, ei ole. Salz, ei. See on see Rall Sportsen, blablabla. No, ma juba rohkem mida. Mul on tunnet, ega teie ka vist väga jalgpallist ei tea, et... Ega tegelikult ei tea. Kervin kirjutas väravai kohta, et saalis pidi ole väravat olema. Ahah. Et siin veidi infot. Aruküla väravat siis saalis hea mees, olgu siis öeldud. Ära suruselt. Rannar. See on üle. Oi, kui lihtsalt. Let's go, poiss. No nii. Ja Daniel. Ja meie fotograafi siin lööma niimoodi või? Fotograaf meil seal all, Robin Roots. Et jah. All ei kukuks. Ei kuku. Oi. Üksi. Keegi ütle ka talle. Siiamaani nagu Margol väga palju tööd pole olnud, paar korda pidab vastu tulema. Loodame, et see nii jääb. Jah. Arvestus me oleme 10 inimesega, siis me oleme päris hästi vastu pidanud ja oi, ilus pall Margolt. Ilus. Küll aga vist oli üle jala. Tundus, aga läks õigesse kohta. Nii, Kristjanine pall võtab puute. Oi, ja no! Oi! Ja selline väga hea võimalus tegelikult praegu. Siuke, tahtis teha Stevenit, nagu eelmine mäng, väikse džipi poisiga. Või see vist oli löök ikkagi. See vist oli džip. Kaitse eksimus, Daniel veidi arvestas valesti seal. Ja siin 30 sekundiga korralikult pinget siin ikka. Mäng läheb huvitavaks. Sulgu ei ole või? 2 meetrit suluseis kohtunud. Jah, siin siis Aruküla on läinud juhtima 1-0. Võtke rahulikult, Karl. Kiirustate liiga palju. Ja tõmmatakse maa peale tagasi siin. Mis ta ütles? Ma arvan, et see midagi positiivset ei olnud. Ega vast. Rahulik.
rahulikult, lükkan palli, ei ole vaja kohe ette vaadata. Daniel on taga ilusti. Ta on täiesti üksi seal 4 meelega. Miks meil, ei mõista, miks meil vahepeal nii kiire on kuskil, me pole meeski peal nagu. Ütlen, mul kodus kõik sõnad ära. Tõmmati maa peal tagasi, et Eiki Teer juba. Karp, Daniel on. Hästi. Ja vastased kõnnivad lihtsalt, nad ei tahagi palli. Nad ka, ennem oli surve peal, aga enam mitte. Käsi. No nii. Ja saab Ats Marvin seal koos. võtab ette järjest mitmeid. Ei olnud viga või? Ei tea. Üksi rannar. Ja anna Marvine, hästi. Rahulikult ehitame see rünnak üles ja küll toob võimalusi. Oh, ja nii loakas pall Kristjanilt. No Heiki, mis siin tuleb nüüd? Hästi. Rahune! Rahu. Närvid on juba läbi. Kohtunik katsus palli siin korraks oma Jalaga. jalaga, jah. Jalapealsega. No, tahab ka mängust osa olla ikka. Andis söödu assisti praegu. No, mis Steven teeb? Rannar on vasak tõesti, jah. Ja palli liigu sinna äärele. Ja liigume tagasi. Õhm on otsas või ei oskagi öelda. Aruvila on põhimõtteliselt terve meeskonnaga peaaegu et oma poole peale ära langenud. Et ei tea. Kui huvitav sööt oli. Ja Eiki Kirju. Pigem las Eiki läheb selle ühega ära, kui hakkab omaks võtnud, seal võib apsakast olla sisse ja... Seal ei olnud väga kiiret selles mõttes, mehi ei olnud peal ja... Oi. Kas värav? Ei ole. Ei hoia mängus vist Eiki, ei hoia kindlasti mitte. Meie pall just nagu nii on. Ei saanud aru. Ei teagi. Hoopis, siis mul on silma nägemine jälle põhjast. Saaks kordust äkki? Saab ikka. Grand on praegu see tehnik, et pane mulle kordussi vahepeal. Siin vahepeal kommentaarides tuli Sassian pakkus 0-0. No, Härra Toomas Lokk ütles, Romi peaks ära lööma värava. Selge. Lähen poole. Nii, mis sealt? Suuda vaja kiiresti ette võtta. Lihtsalt võtta ette ta. Steven oleks võinud ju vahelt joosta, et... Hea pall, vahe Aruküla poolt. Meil on selline huvitav vaataja ka see tulnud, Kaisa Oesilm. Midagi uut. Intriigi. Ja hästi võidab Marvin. Ja Rabu ka kohe survega, hästi võtab palli omaks ja tegelikult oli vist väikest käehõngu ka seal tunda. Ja mis nüüd juhtub Paanega? Ja hästi Paane. Pall Margole, hea pall äärele kohe. Karl üksinda. Ääran. Üks poolik tuleb Aku. Tee talle, tee! Minegi, võtta kiirus üles. Steven seisab. Sööt ära sealt juba, Kristjan keskel nii üksi. Miks Stevenilt siuke kuidagi laiaks jäi. Steven elab seljas.
kripeldama võib see tegelikult Kristeni möödalöök minna, sest kohe peale seda tuli ka värav tegelikult. Jah, midagi sellist. Annab mõtteainet veidi, et järgmine kord ära lüüa, aina Kristen. Ei, aga sooritus oli aus ja väravat lubas ilusti ära ja nagu öeldud kuskil, et vastu väravat pidi olema saalis eriti hea vend. Seisis väga hästi nagu kindlatsal ees. Kohavalik oli paigas ja pall tema. Daniel üksi. Daniel. Ja hästi. Oi viga. Aga pall ju meil oleks on edasi lasta mängida. Tegelikult meil oli vist seal mõttekam isegi see palli rahulikuks võtta. Ja mis teeb? Mis tsirkus toimub? Tegelikult oli isegi õige, et pall korraks seisis ja Steven lõi lahti selle. Mis Steven lõks Taanil lahti? Jah, seda küll, aga noh, mõnes liigas oleks mängitud seda kui lahtilöögina ja see on ju oma süü. Nii. Vaatame, kuidas see siis läheb. Ei ole. Rabule oli pea peale, aga jäi laiaks. Margo on vist hääletreeningutel käinud siin. Jah. Kui varem polnud häält kuulda nii hästi, siis nii Karl üksinda tuleb pikk pall siit Margot kindlasti. Ja. Nii, kas Steven saab? Tõuse nüüd on õige aeg tõusta siit. Ja, Arukülal aeg on ju. Üks siuke 6-7 minutit veel mängida pakun. Seis on 1-0 Arukülale. Lisaks on meil veel lisaks on meil ka väike punase poiss saadud. Neil sai siis 2 kollast vahepeal. Et kohtunik ei halasta konkreetselt kohe ära kaardid. Vaatan ka, et hullunud fännid. Ei ole hullu, annab andeks. No nii, ja Margo on joonel ilusti. Vaatan, et ka siin on fänne natukene näitan siinpool ja ka teisel pool on natukene fänne tulnud meil vaatama, siis siinpool peaks olema Aruküla omad ja teisel pool meie omad. Muidugi ma ei tea, kui palju seal on neid, aga eks ikka mõned ole ja loodame, et edaspidi ka rohkemaks läheb jooned. Mikrofonid on nii väga kuulnud. No on ühe jalaga läpakad kinni vahepeal. Juhul kui Martin Krann nüüd seda vaatab, siis sa võib mulle eraldi chati kirjutada, et kas ma võin arvuti läpaka praegu kinni panna, et mängu ajaks või ta peab olema avatud kogu aeg. Vahepeal siit natukene teeks äkki jah. Lohakas pall sealt jälle. Ütleme nii, et meil on seda Gutmani taolist söötu vaja. Pall jalga kindlalt ja endal lihtsam. Aga söödud lähevad siin enam-vähem umbes meil. Keeruline mäng. Jah, ma tahaks ka täiega mängida, aga ma tean, et minust täna väga palju kasu ei ole ja mul jalg ei luba väga palju joostagi. Ja Paane võidab. No nii. Väga hull tuul on. Fännid lähevad hulluks, kuigi olukorda pole olnudki. Ei, no olukord oli hea praegu. Jah, enam-vähem. No nii, ja mis siit tuleb? Oi, kui hea pall. Hea pall, jah. Aga ei madalaks. Steven üritas atskoot teha. Atskoo-poissi, jah. No nii. Sai palliga näkku. Kar sai nossi vist. Saab kõver nina endale äkki. Oi. Ja nurga löök seal. Vastu pead. Kohtuniku vastu läks või? Kohtuniku vastu pead. Ah, nii. Jama olukord. Kollane kaart.
kas siukse asja eest võiks kollase ka mis saada, asja? kui lööb kohtunikule palli vastu pead? Äkki keegi targem ütleb? Jah, ütleme mitte siis nagu meelega. Eks oleneb kohtunikust. Oleneb, kui hea päev kohtunikul on olnud. Oleneb ka kohtunikust, et ma ikka jõuaks nime siin nimeta, ärge teile nimetage, kes võiksid ülistada meie... Aga me kõik teame, kes... Kristjan hästi katab palli, küll aga ei saa. Mis asja? Ja poolaeg. Poolaeg ära, jah. Tõmbame siit praegu pausi sisse. 5 minti tehke väike võileib, väike WC paus ja tulge tagasi varsti, oleme laivis ja kinni pane ja me loosimäng on ka siis läinud kinni praegu, et vaatame üle need kommentaarid, mis siin, kuidas keegi panustas mängu ja mis ole näha. Aga varsti näeme. Kohtumis. Nii, teine poolaeg algamas. Kiire poolte vahetus. Ja vile läks. Aduküla on siis praegu siit pallihoidmise ohjad enda kätte võtnud. Vaatame, mis tuleb. Meil on ka vahetust tulnud siin. Mängu on tulnud Mattias Kivisto ja Robert Kruda. Marvini oli, nägin, et mokk oli vist katki, verd tuli ja Robert vahetas siis Eiki välja. Et vaatame, mis siuke vangerdus siis ka meile toob. Väike plaani muutus oli ka. Nii. Ründajat kui sellist meil enam ei ole, et kõige kõrgem mäng on Kristjan ja ta oleks number 10 peale mängima, et siis ründaja alust positsiooni. Aha. Et natukene kokku tõmmata seda ja mitte nii vastastel nii palju võimalusi on. Mõistlik. Publiku numbrid olid ka tulnud just, postiga tulid. Nii? Et umbkaudu 50 inimest on kohal. Ma tean, et see on meie poole peal, meil maja on ees, me siit ei näe. 20 inimest. Aga seal ikka on, meil on seal, ma tean, et seal on üks on Läänemaa esindaja, siis on meil Flora fännid, kes on ka meie fännid. Vulsi Sallisegi nägin seal ja siis siuksed perekonnad on tulnud vaatama, et jah. Seti ära. Liiguta seda. Ma on kalduda seti. Proovin midagi. Natukene, et ta kogu aeg suunib ja punase äppi hoiad inimese peal. Ja on võimalus veel. Hoiad mänge peale ja siis valid kogu aeg. Nii. Ma olen nii pime, et mul on nii raske filmida seda, ma ei näe palju. Vaata, et sa ei kukku sellega kohe. Kristjan läheb siis suudet tegema. Daniel Rinnaga, Mattias, Steven ja Robertile. Kasti, vii kasti. Hästi. Out. Kaarinta taga räägitakse sellest, et Robert on meie siis üks parimaid Audi viskajaid, et tugeva käega ja kaugele juba visata. Tal võib isegi öelda, et 4. liigas üks parimaid. Jah. Küll aga praegu see presentatsiooni ei tulnud, aga jah. Ma tean, et mäletan meie rahvaliiga aegadest, et ühel meeskonnal oli seal siuke vend, kes viskas Koplis ühest platsi teise. Ja Paane päästab.
võiks olla, mis lähedaks läheb. ja. Pili avada. Nii edasi. See on Aruküla esimene nurgalöök, eks? Kas on? Ma ei tea muidugi. Võimalik täiesti. Tule ette, et oleks olnud. Siis meil on vist mingi 3-4, 4-5 isegi. Mõnes mõttes siis juhime. Jah. Nii, vaatame, mis sealt tuleb. Ja pall taha posti. Raaknel on jaol. Ja Rannarilt siuke nõrgake sööt. Ja üle. Aruküla poole minema see pall. Huvitav, et meie staarründaja Steven, kes tegelikult on väravaht, mängib nüüd üldse alumist poolika. Aha. Mees mitme talendiga. Jah, kes ei tea siis, et ta on siis Pärnu Vapluse kasvandik ja sealt siis oli kui väravaht. Ja midagi räägiti, et prooviti kuskil ees olude sunnil ja tegi head tööd. Ja ega meil ka head tööd teinud, et eelmised 2 mängu väravad olnud. Esimäng isegi 2 väravat, võiks öelda. Ja no jah, üks tuli tema pealt. Pane küsib, aga või see Kristjan küsis ilusti pikka, aga ei. Väga hästi hoiavad praegu, rahustavad rahulikult. Ei, vale sööt. Sõnu siin ära. Ära rohkem ütle midagi. Oi, kuidas läks kohvile, Daniel tõmmati niimoodi kohvile praegu. Tagamees nii vabaks jäetud, kes siis peaks olema Kivisto mees seal. Filtrid peale, siis siin läheb valgeks vahepeal. Ja kus purjetab. Kus nii lihtsalt lastakse mängida. Oi, siuke koll. 2-0. Aruküla on siit juhtima läinud. Sellest purjetamisest võib öelda. Oi, jah. Seal oleks vaja olnud lihtsalt 2 talv täis sisse hüpata. Ei lasta purjetada. No, kuidas nüüd öelda. Ja seekord läksid nii, jah. Nii, siis mängib lahti. Pane. Ei olnud vea koht. Robert Vahnel läheb siin juba keskele. Ei. Nojah. Trikipoisid ka. See jääb Kristjanile meeldi tükiks ajal. Ma arvan ka. Arusaamatus on seal. Daniel tegi täitsa Danielit. Ma ei tea, kas mehed ei suhtle või mis seal nagu toimub. Ja üle. Vahepeal kontrollisin, kuidas pilt on päris tume, proovisin kaamerast nüüd natuke sättida, et loodan, et on parem. Telefonist tundus täitsa okei. Nüüd on parem. Vaatan, et Romi Puussepp on ka seal fotograafi ametisse pandud. Nii, ja Vulsilt vahetus, Kivisto välja ja Karl ja Heinri sisse siis. Mattiase peale selle panna, Mattias on kõige pikem mees väljakul, ma arvan. Jah. Ja tulebki sinna, aga... Sinna, kus Mattias ennem oli. Kus ta just ära läks, jah. Läks. Jaa, mitte järgi.
pean jälle siis sättima. Päike siin küpsetab seda pilti korralikult, et ei tuli ühtegi sõna enam välja, pean ütlema ausalt. Ja jälle lastakse tulla nii vabalt. Ja õigus vedas praegu. jah. Hakkas lihtsalt palli ära peksma. Niimoodi. Näitavad klassi siin Rooküla mehed. Panid oma virvarri käima ja võiks öelda, et oleme nagu väga kaitstus positsioonis nüüd. Teie mäng on täitsa ära vajunud. Jah. Aga oleks olgem ausad, ega see kaardi koht pani oma põntsu ja pidi siin muutma kõvasti. Taanile seletatakse midagi seal. Ei tea mida. Kohtunik küsis telefoninumbrit äkki. Jah, et õhtul mis teed, et väiksed tšikid-prikid. Laapa õhtu, ilus ilm. Jah, mätta peale väike õll ja vaatan, mis siit siis tuleb. Meil on ka trikid olemas. Jah. Ja kas teeb tööd? Ei hakka vist. Pane. Sõidureedne jälle ei tule. Steven üritas siin jälle aits koort teha. Ei tea, kas Steven on täna siuke unine veidi või mis nagu seis temaga on. Et tegelikult on ju kindla jalaga olnud kogu aeg ja väga hästi mänginud ja liikumus on tõesti. Äkki on asi selles, et täna ju Karl-Eerikut ei ole. Et Pärnu poisid muidu siin ju ehitavad. Rääkis sul mängu algus juba eeme kohe 10-kesi ka. Suhteliselt, jah. Uuel positsioonil ka praegu. Nii ja Rannar, ei saa. See isegi Steveni puhul ei saa keskväljakult oodata 5 väravat. Ai, muidugi. 3 võib tulla veel, aga. Korraks, mis meil see... Jälle nii halvasti ei aut mängitud kohe, et on raske omaks mängitustesse. Vahepeal, kui te näete, et pilt vilgub tumedamaks veedamaks, ma üritan nagu sättida pilli heledust. Saab poiss ja müts läks lendu Gutmanil. Nii, Rannar. Kohvile. Mis teeb? Täitsa üksi ei ole kuskil. Täiesti üksi ei kuskil, mingit abi ei ole. Ei jõua. Hästi, Mattias! Töölt tahaks Rannarit Orhan Mattiasele seda tsippi või maas söötu kiiremini kaitseliini taha. Hästi vaikne väljakul, mitte kellegi häält nagu võlsilt kuulda ei ole. Kristjani häält on ainult kuulda. Jah. Hea pall. Hästi, jah. Raske on ikka 10-kesi. Muidugi on. Mul siin vaadates hakkavad jala volutama. Oi, Kristjanil hästi. Ja siit murgalöök. Murgalöök siit. Kas nüüd äkki tuleb mingi kohalik nurk ka, sest meil eelmis kõik need ebaõnnestunud? Oota, Kristjan! Pane õhku rahulikult, ära tugevalt pane. Hea pall! Hästi, oli Paanel ja hea koha peal isegi, aga mees sai enam palli kätte. Hästi, oi hästi.
oi, ma juba mööda filmin muidugi on ju. Ma siin amatöör, operaator on ju. Hispaania jõuab. Suluseis. Ei olnud, ei poole pealt tuli või? Oi, ja Margo päästab. Margo päästab. Pean ütlema, mulle Margo vorm räigelt meeldib. Täiega kena vorm on see. Et Romile siin mõtteainet. Ta on lihtsalt must uusi pusa. Siis ta ju enda oranži särgi saatis ju Saksamaa fännidega Saksamaale. Bundesligasse. Et poisid, võtke. Õpite mängima siis äkki. Kes Saksamaale kunagi jalgpalli vaatama läheb Bundesligat ja Wolfi särki näete fännidele kuskil, saandke neile teada. Jah. Kui nüüd viga ei... Oi. Õpite mängimas äkki. Margo jälle. Ei lähe lihtsalt. Roogi tegi fännide ees päris kõvat häält siin. Säkki peakski Roogi. Kristjani võimalus. Oi. Ja üle. Tooge pall. Artem! Pall toome ära! Ja kas tõesti Maero otsa aetakse palli järgi või? Maero otsa on niisugune legendaarne pallimees meil. Tuul on ikka mega siin, ma pean ütlema. Nii, vaatame, mis siin tuleb nüüd. Jälle väga hea pall. Teisel poole on 2 nurga lööki, mõlemad väga head pallid on. Rannar. Ai. Ei. Robert. Rannar või Robert oli tuul. Minu arust Rannar tegi vea, aga Robert sai kaardi. Aga noh, kohtunik. Tuli viga teha, seal ei ole midagi. Tuleb targalt teha. Tuleb targalt teha. 2-0 on siis Aruküla juhtimas seda mängu, meie mängime vähemuses muidugi, sest esimene poole ajal neil sai 2 kollast, suhteliselt mängu alguses. Ennem, mis siin just sai öelda, et Margol ei ole täna palju töötanud, aga tuleb välja, et ikka on. Ta on siin nüüd 2-3 tõrjet teinud, päris head tõrjed isegi. Ja teine värav tuli ka ju seal, purjetati kõvasti ja kuidagi sealt isegi ei saanud aru, et vaadake pärast varrist järgi, et sulle näha, kuidas ma olen näiteks Grandile selle Raideri saatud, me tahame varri ka saada. Äkki järgmiseks mänguks. Ja siis paluks saata Jalgpalliliidule Kristo Tohver saatma meile vilistama, et minu teada tal on Eestis ainsana kohtunik, et ta võib varri vist vilistada või midagi sihukest. Varriga mängu. Pearahast vist ikka saab ta vilistama. Muidugi saab. See on küll juba liidule. Eks tema on ka, et tema mingit amatööre ei hakka siin vilistama ja saadetakse teised. Ega me ei ole päris amatöörid ka siin. 50 inimest mängu vaatamas otse üle. Jaa. Ilmselt on tulnud küsimusi, et miks me nagu seda ülekannet teeme üldse ja siin mingid pildid ja nii edasi, et tahaks ju tuua madalat liigat rohkem pilti rahvani ja meediani ja nii edasi, et ei ole ju mingit mudaliiga, nagu paljud ütlevad, et siit ju tuleb tegelikult nii-öelda järelkasv Eesti jalgpalli. Kristjan on seal ees päris ohtlik olnud juba päris mitu pool võimalust olnud. Jah. Põhiline Kristjan Kossi saad jalaga seal häda ja ei vaata, kuidas Robert.
aga head pallid küll, aga penalti siit kohast. Kristjanist palju võtta. Vastan tema ees siis teha. See jättis minust palju ranna rastus ilusti ette. Või rannas. No ma ei tea. Oli penalti. Nii, Rabu läheb lööma. Penalti koht. Halb siuke asi ka, et kui keegi meil penalti on teeninud ja ta on kellegi Oot, ära veel ütle siin midagi. Ära kurat ütle, rais. Ma panen kohe teeb kupu. Mäletame kõik meie eelmine aasta mängides. Ja see, ja Rabu. No nüüd ütle siis oma see asi, mis sa tahtsid öelda. Et varem on olnud, kui keegi on penalti teeninud ja on palli ära andnud kellelegi teisele löömiseks, siis on alati mööda löönud. Äkki tead ka öelda? Ärme räägi, kes mööda löönud. Jah, eelmine aasta ühes mängus saime 2 penaltit ja mõlemad siis üks löödi üle, teine löödi väravaid vist kätte või jalgadesse. Ja see oli ka sellest olukorrast, et anti nii-öelda ära siis penalt, sest meil on siuke poliitika, et kes teenib nii-öelda siis selle penalti, see ka lööb. Et jah, paneme siit natukene eredamaks. 2-1 mäng läks jälle huvitavaks. 2-1, loodame, et oleme mängus tagasi ja läheme ikkagi võiduni välja siit. Ja vaatan, et ka vahetus on tulemas. Morten on tulemas sisse, ehk siis kes nüüd mängu täna ei saa. Mairo, oota, meil on 2 vahetust tehtud vist. Robert tuli sisse, Heiri tuli sisse, Mattias tuli sisse. Mis 2 vahetust on veel? Passi. Ei, see oli viga. Ei, viga. Enne võeti palli eest ära. Oleks juba tead siin karjuma tahtnud. Visand kaameraga vastu. Ei, seda me tee. Krants saadab arve ja ei saaks kuulda. Nii, venna vahetus. Üks vend välja, teine sisse, et Kristjan välja ja Morten sisse. Ja tundub, Ja räägi. Morten vist läheb vasakule äärele ja Rannar tuleb keskele. Jah. Tundub nii vajab praegu. Loodame, et siuksed vangerdused toimivad ja saame joi, Paane läheb, saab. Loodan, et viga alt ei tee. Ja mööda. Ja kas see tuleb out või külje out? Aga noh, ma ei tea. Samas. Ma ei tea, eks ole näha. Ja... Nii, Rannar võeti maha, kollane kaart siit Arukülale. Väga hästi. Kes sulle kaardid? Ma ei oska öelda ausalt öeldes. Ei tea. Jah, vaatan, sooja on saadetud tegema ka Aunap ja Miku. Miku härra soeng 2013. Tal on alati vingemad soengud ja siuksed, et tal on nagu oma lakk üles saetud. Jooksku nii kiiresti, kui ta tahab, see lakk ei liigu ka. Sentimeetrikki. Nii, vaatan, palju ilmselt siia kohe. Praegu Tuul mängis siin vingerbussi ja Aruküla päästab ja väravahi poole. Vaatame, või see mitte väravahi, äärekohtuniku poole. Ja Steven, Heinri näitab, tule siia. Jah, hästi Rabu! Sekund hiljem! Olete meeldi 3 tahan näha, Rabu? Vähemalt.
jah. Daniel võiks ju mehed töölt liikuda, Pane on. Kõik nagu seisavad, jah. Ja nüüd läks. Ja otsis. Hea võte. Aaron. Ei tea, ei vaata. Samas vahetus Rannar. Hästi katab palli Rannar. Ja hästi. Veel. Nii, kui hästi. See on Danieli pall. Ja hästi. See võtab ette. Ja. Väikselt siks võimalusi küll, siit võiks 2-2 päris ilusti ära tulla. 3-2, 4-2 võit meile võiks olla ikkagi, et siin kohal. Nii, Mattias. Ei saa palli omaks. Ui, hästi. Steven on olla õigel kohal ikkagi. Stevenil ka jalad põlusad. Eks ta äkki ei ootame seda palli, et tuleb vaata liini taha. Nii, nurgalöök Morten läheb andma, vaatame, mis siit saame. Loodame, et siit tuleb midagi. Magama vist natukene. Jälle hea pall. Ja Daniel on kogu. Oi! Hästi, Daniel! Hoiata ette, kurat. Kõrn läheb lõppu kogu aeg. Ranna läheb survet tegema. No nüüd peaks kõik kaasa tulema. Ei tule. Rannar üksi teeb sealt. Japp. Äär kinni. Aga see on see, et mängime ikkagi vähem. Äär kinni. Ja Robert. Et Robert... Tähendab, las öelda, mängime vähemus, et kui läheb üks minema, peab kuskile 2 vabaks ikkagi. Nii ja Daniel. Ai. Kommentaare on vähe taha. Vähe kommentaare. Seda vähem vastamis mulle. Robert on, vii talle. Ei ole hullu, Margo. Jah, ei ole mul. Eks sa kuulad ka siit, mis ma tegin. Pärast vaatab laiu üle, et ei olnud hullu teilt, et väga hästi. Keskel on? Hästi. Oi, hästi. Oi, hästi. Aga ta on üksina täiesti. Kasti keegi. Mattias ka kasti äkki. Vaatan, et ka minu kaasa on tulnud siia platsi kõrvale karjuma, et ta küsis mult, et kas lähen sõimama või mida me teeme. Et jah, eks ta teab eelmist aastast, kui mängudelt tulin koju. Ta näha järgitus ära, kuidas meil läks. Ma ei pea midagi ütlema ka. Ja siis ma sain sealt peapesu ja igasugust muud asju. Õnneks see, et ta ei vaata seda mängu järgi, et siis ta ei tea, et ma räägin siin. Kõik hingelt ära öelda praegu. Ja. No, kui juba läheb. Ma ei hakka, vaata. Vaatame, mis siit Aruküla mängib sööduga. Siis vaatad, kas hakkavad otsima. Ei. Aruküla oli jälle võimalus. Oi. Robert päästab. Nüüd välja äkki kõik või? Jah. Seisame. Teemine mäng on kuusimata, kui sa ütlesid, et mängu vahel, et nüüd kõik peale vaata ja näe, kogu meeskond läks nagu. Et see oli nagu väga... Sokkeri vastu oli hästi, tuli väga hästi.
Ta oli näha, kus nad läksid ka paanikasse kohe. Et kas võiks öelda, et praegu niisugune olukord on, sina oled süüdi, sina ei mängi, vaata. Ja Steven, see Daniel, kas naabri hoovi? Ei läinud, vist, ma ei tea. Mis on seda? Ei taha seda naabrisse. Kuradi jälle siin nii kõrgele selle tõstnud, ma ei näegi midagi. Jah, külle võrku. Siis ta otsis rabusid. Väga hea mõte oli. Juba õnnestus. Nii, Paane, mis teeb? Kukkumise pealt. Ja Mattias. Ja Heinri. Vaata, mis rabu teeb. Ja kiiruse peale. Ei. Eks võib-olla ka teab, et ei jõua üle joosta või midagi siukest, siis võtab rahulikult. Jõle külmaks ja tuuliks läheb see olukord siin mõtlema. Jah, ütleme nii, et kui mina siin arvutas ütlema. Ei, püksid mul on suvalist. Ma olen lühikese püksi hooajal praegu, et... Vahet ei ole, mis ilm väljas on, suvi on. Kas või? Ma võin talvel või lühikese püksi, ma tahan. Kes on ikka elanud? Nii pikk. Muidugi jääb. Täna natukene vähem hoiab, sest täna pügasin natukene kah. Ilusti. Rami! Kaart ju! Kindel kaart ju! Kohtunik! Daniel, see Neili tuleks üldse platsi ääres kella tegelikult. Karjub selle, et sain siis mulle ju punasi. See oli ju 100 prossa praegu. Jah, võiks öelda, et seal ikka on. Paneme siia poole kaamera. Huvitav. Kui ta oleks väljakul, sa oleks öelnud sellele kohta. Päris ohtlik. Ei on sest kasum. Äär kinni, kogu aeg. Nii, Daniel läheb palliga üldse minema. Aitab küll naljast. Margo läks appi või? Ära olnud kätte võtta. Et jah. Sina kui võib-olla Chelsea fänn ja vaata värki ja tead rohkem on ju. Väravat. Paneme teise venna mängima, kas meil peab olema väravat kogu aeg. Nagu selles mõttes, et mängi minu väravaid, teist platsi mängida rohkem. Selles suhtes, et võib ju Margo välja vahetada platsi mängi sinna panna ja lihtsalt kes jääb viimaseks ja võib ju joosta väljakul nii palju taha. Jah, mu küsimus on õige, et kas me võime ilma väravaita ka mängida? Ma arvan küll, jah. Et selles, et ükski vend siis ei tohi palli käega võtta, vaata meie poolt siis. Ei, nii vist ei ole ikkagi. Üks peab olema nagu värava. Aga ta ei pea nagu väravas olema lihtsalt. Jah. Neil on siin platsi ääres jälgimas mängu, et kuidas läheb. Seis on 2-1 praegu, vahepeal saime penalti, mille Rabu siis kindlalt paremale alla nurka pani ära. Oi, ja Margo päästab siin.
minu teada reeglistik ütleb ka seda, et tegelikult neil ei tohiks üldse platsi ääres käid, kui punase. Eks ma kodus oleme ja vaatama. Jah, et riietusruumis, mitte platsi ääres, et ei tohi juhendada. Mina kui analüütikust jalgpallur, spetsialist. Vaatame, mis siis Aruküla nurgalöögist siit välja võlub. Oi. Kas tõesti? Keegi loeb ära ikka see värav. Praegu... Jah, tegelikult võiks öelda, et jalg oli üsna kõrgel, et ohtlik mäng. Aga noh, pole midagi teha, 3-1 Aruküla on siit juhtima läinud seda mängu. Peab ütlema, no, ilu värav oli see, ilus. Neelile ütlema ei tohi platsi ääres olla. See punased ei jooi alles. See mõttes, et mina ei tee reegleid. No loodame. Nii, vahetus vahepeal. Rannar välja ja Aunap sisse. Noh, jah. Mis meil siis on veel? Umbes 15 minutit veel lõpuni. Nii palju. Jah, no kui 0-0 hakkas mäng, 45 peaks lõppuma ja umbes pool on praegu. Nii, ja Steven. Või Mattias, vabandust, mul lähevad nimed jumala sassi. Oma meeskond nimed ei veida. Vast ei ole olnud. Katuse peal päikse käes kööma olnud päris mitu minutit. Jah, hakkab tundma andma juba. Kehv Mait jääb sulle sellest mängust. Jah. Täiesti võidetav mäng oleks meie eestkõned käsi ja... Robert siis väike veapoiss talle. Aga noh, kui sa paad Roberti ja Aruküla number 23 kõrvuti, siis Robert on suurema kondiga mees, et mis sa teed, kui teine on väiksem ja lihtsalt kukud ümber, kui suure massiga poiss tuleb. Aruküla poisil olid mõned kurjemad sõnad ka Robertile öelda. Siin neid kordama ei hakka. Pole mõtet, ei kannata eetrit, meil on ikkagi pere saade. Asjast võib proovida, äkki on Martin Grand meile selle piiksu peale pannud. Jaa, proovime. Piiksu, jah. Paneme siin kohe filtri peale, pilt läheb muidu väga heledaks. Siin mängijatele tulevad. Koera kõrvad tulevad mängijatele. Jaa. Et Vulsile tuleb hundi kõrvad ja Arukülal tulevad, ma isegi ei tea, ütleme jänese kõrvad. Et filtri värk. Ja Rambule. Ja vahel. Ei saa tabu seda valli. Ei saa. Kõik võid sinna äärele kaasa minema, aga... Seis siis 3-1 Arukülale. Kaarte on tänas mängus jagunud. Meil on üks punase poiss, vastastel 2-3 kollast. Vaata, Morten Tõlt oli praegu, et ei hakanud viga tegema, et ei löönud kossi ja nii ja peale löök. Oi. Ma filmin jumala mööda. Nägemist. Vabandust. Ma julgen öelda, et ikka 11 versus 11 oleks siis... Mängupilt oleks kõvasti teine. Ma arvan, et need 3 punkti läheks ikkagi, tuleks meiega kaasa. Ära vastu, Kaigast lööb olen. Ei. Nii.
annab Paanu, mine. Keskkaitse ajab. nii, Aruküla vist teeb nüüd esimese vahetuse. Nagu Grandist räägib, Grand tõmbab kohe kõnet peale, mis jama on mehed. Mis ma panen selle? Okei, aga selle filtri panen. Ahah. Ma ei tea. 0 dB-d mõtled, oota. ISO... Jääme kõrgele, jääge kõrgele. Ma ei tea, oota, muudame natukene, kas siin numbrid kuskil jääge kõrgele. Mingi 50 on kuskil üleval pool. Keera sina. Jaa, oota, vajutame. 9 dB-d näitab. Nii, nüüd on 3. Ossa poiss, kui valgeks läheb. Aha, davai. Okei, selge siis. Davai, seal. Nii. See on nii kõrgel sul, ma olen kikki varvukil vaatama seda. Jah, ega siit mulle produtsent tegi kõne peale, mehed, mis toimub. Et heleduse asi on natuke paigast ära, ma pean siin kruttima seda. Niimoodi vist on hästi. Nii, vaatame. Danieli koht, kas võiks öelda, paneb paika endal, nii. Ma ei tea, kellega ta räägib. Siin fändidega oli mingi väike sõnajälus. Nii, jah. Seal... Mina olen fännidega, see ei tahaks olla praegu. Paneme niimoodi siia selle paika. Siit seda veits peale. Tainul käesti vasakule, üks väike astuda. Ai, Daniel! Ja siuke lahjake. Ei lõigaks natuke, jah. Vaata seal laivi, kuidas pilt on, nagu vaata telefonist. Ja Daniel päästab. Jah, chill. Aega ei ole, aega on umbes 6-7 minutit. 3-1 kaotusseisus hetkel. Aga noh, tugevamaks saada ja võita tuleb ka kaotada. Muidugi on ju hea ja ilus vaadata, kui sul on võiduseere järjest, aga kaotused tuleb kaotada ka. Kas see oli tänase päeva tarkused? Pane see endale raamatusse kirja ja küll me ükspäev kirjutame raamatu sellest. Gutmanni päevad või? Gutmanni päevad, jah. Või Gutmanni lood tähendab, võiks isegi öelda. Nii, ja Paane. Täiesti üks. Tarkused erad kapuselt. Ja nurgalöök. Et jah. Aga tundub, et Aruküla poistel aega on ja võtavad chillilt. Eks meil ka oleks samamoodi. Eriti kui mina peaks jooksma sinna nurgalööki andma. Võtab ikka aega ja seoks paelad kinni vahepeal. Komistaks korra ja. Oi. Margo õiges kohas. Päästis enda ära kohe. Rabule. Ma ei jõudnud seda jälgida. Betoon seina. Hästi.
Kurat, praalisid! Lõhutakse, Krants saadab mulle arve pärast selle eest. Miks sa seda ütlesid praegu? Igaks juhuks. Robert Pegatško, mäng väsinud. Võimalik, mis nüüd? Suur seis. No aga pall oli meie käes, selles mõttes võiks võita vastu edasi minna. Mis asja seal toimub muidugi? Margo õige ajal õiges kohas. Jaa. Margo on väga hea mängu võinud. No, selles mõttes küll, ta on väga head tõrjet teinud. Käsi! Kuradit, ega 3 tükki! Hea pall! Hea pall! Ta võttis ikkagi pallile. Jah. See haiget ei taha ju küll. Läks puu otsa see pall just. Kui huvitav, enne mängu me Roomiga siin rääkisime, et kui kohtunikud väljakule tulid, siis ütlesime, et noh, päeva peakangelased tulevad ja vist läks täppi. Natukene on see... Mina ei kommenteeri nendelt midagi, sest meid vaatavad ikkagi jalgpalliliit ja asjad ja Ei, ma midagi... igal ühel on oma arvamus. Ma midagi ei ütlegi, ma arvan, et iga inimene juba näeb ise ka ja mõtleb ise. Ei, Stevenel sai hästi esimesega omaks, aga edasi sealt oli keeruline, et võib-olla oleks pidanud natukene agressiivsemalt. Mis seal toimus nüüd? Mis need vennad teevad seal? Rannar? Ei tea, millega seal mehed tegelevad. Jalad on natuke väsinud, et... Ja Etsko oma mehele. No nüüd liigutab küll, seal pole vist väga midagi. Kas... Ka mina kuulsin seda Danieli ütlus praegu. Margo jälle. Jälle Margo. Väga hästi. Ikka läheb labule. Kellele te ütlesite? Ma ei tea seda. Peab hiljaks. Ei, natuke kahjuaks seda palli hoidma. Ja ongi kõik. Tänase mänguga 3-1 esimene kaotus siit võetud. 3 mängus 2 võitu, 1 kaotus. Punane kaart Neelile. Mängu alguses, jah. Rabu... Said siin 80 minutit 10 kesi mängida peale. Rabu siis skooris meie penaltipoisi. Ja ega midagi ei olegi rohkem öelda. Tänud kaaskomentaatoritele ja teeme kindlasti siin mängu videokokkuvõtted ja asjad ja järgmine mäng siin nädala pärast siin samas kohas juba meil. Muidugi me mäleta, kellega mängime. Tahaks öeldud. Ei mäleta, võimalik. Aga elame-näeme, täna me tulite meid vaatama. Viskan ka pilgule loosimängu võitjale. Püüa kinni, ma asjad palun. Ja peatse kohtumiseni, aitäh teile!